Ma ei hakka, kuna aega on vähe, siis ma ei hakka kordama seda, mida Jaanus ja Andres siin juba ees rääkisid, vaid siis võib-olla mõne sõnaga räägin sellest, et tõesti meil olid mõneti sellised loomingulised vaidlused, et kuidas siis tulevikus Eestis energiat toota ja millistest ressurssidest seda teha. Ja ma libisen üle siis nendest Rohetiigri stsenaariumitest, kus siis võrreldi nii-öelda business as usual'i või tavapärast lähenemist ja tulemuslikku lähenemist, mis siis oli Rohetiigri selline baasstsenaarium, millele tulevikule siis vastu minna. Ja seda ka siis soojuses. Ja jõuan kohe puidu kasutamise juurde, millest siis Juhan palus mul ka selles kontekstis rääkida. Et nagu ka Jaanus ja Andres mainisid, siis tulevik on meie enda teha ja samamoodi siis ka puidu kasutamine energiamajanduses. Ja seetõttu see, mis siin teekaardis kirjas ei pandud stsenaariumites, võib paljuski tegelikult erineda sõltuvalt sellest, et milliseid energiaressursse me kasutusele võtame. Ja toon näiteks selle, et kui näiteks ei ole vaja kasutada suuremahuliselt puitu põlevkivi kateldes, siis see omab väga olulist mõju sellele puidu kasutusele. Või kui on kasutusele alternatiivid soojusenergia tootmiseks, näiteks siis läbi suurema elektrifitseerimise, siis see samamoodi omab olulist mõju puidu kasutamisele energeetikas. Ja läheksin siit edasi kohe võib-olla selle alternatiivse stsenaariumi juurde, mida Jaanus ka siis siin puudutas. Ja tõesti, utilitase arusaamises või nägemuses võiks mõned protsessid meil toimuda kiiremini ja ka siis mõningaid ressursse võtta kasutusele suuremas mahus, kui seda on kavandatud kas siis riigi poolt või ka siis Rohetiigri põhistsenaariumis ja ennekõike puudutab see tuuleenergia rakendamist ja ka siis vesinikuenergeetika rakendamist. Seal olid meil võib-olla siis põhilised erinevused. Ja vaadates seda, mis täna toimub energiakriisi, julgeolekukriisi, keskkonnakriisi osas, siis olen nõus paljude eelkõnelejatega, et meil on täna oluliselt kiirem kui varem. Kui varem võiski neid teekaarte joonistada aastaks 2040, 2050 isegi, siis täna on meil oluliselt kiirem ja teiselt poolt on meie hinnangul ja minu hinnangul ka realistlik neid ressursse lühemas ajaperspektiivis rakendada. Et kus siis need olulised erinevused seisnevad on meretuuleenergia rakendamine ja kui piltlikult öeldes Rohetiigri põhistsenaarium arvestas ühe meretuulepargi kasutusele võtmisega, siis meie pigem pakume, et kuivõrd meil on merel tuuleenergia ressurssi, siis võiks seda võtta kasutusele rohkem. Ja 2030 aasta võtmes me räägiksime siin 3 asukohas meretuuleenergia rakendamisest ja 2040 aasta võtmes 4. Ja nüüd kui vaadata, et mis staadiumis need erinevad meretuuleparkide arendused on, siis 3 arendust on enam-vähem samas etapis, kus on võimalik järgmise 4 aastaga läbi viia olulised keskkonnamõjude hindamised, loamenetlused ja jõuda ka siis
projekteerimise ja ka ehitamise alguseni ja 2028. aasta lõpuks ka siis sellises koguses võimsust juba hakata võrku andma. Et see kindlasti eeldab paljude osapoolte koostööd, head tahet, aga iseenesest see valmisolek erasektoril ja Utilitasel kindlasti on olemas. Ja ka hiljem siis on meie hinnangul potentsiaali ka siis täiendava võimsuse lisandumiseks ja sellel on hästi oluline siis aspekt selle koha pealt, et meie enda siis nägemuses pigem 2030 lõpus ei näe seda, et peaks elektri või soojuse tootmiseks kasutama fossiilseid allikaid ja pigem näeme seda, et biomassi kasutus võiks olla väiksem. Nüüd, kui me räägime siis sellisest võimsusest, kas siis 2600 või 3500 megavatti, siis arvestades tänapäevaseid tuulikuid, siis on tegelikult jutt kuskil circa 200 tuulikust meie rannikumeres. Et seda ei ole sadades, nagu võib-olla meediast on mõnikord mulje jäänud, vaid me räägime ikkagi üsna väikesest kogusest. Ja siis teine erinevus kahtlemata, mis meil on Utilitases vaatena siis energiamajanduse tulevikul me oleme rohkem vesiniku usku. Utilitas on rajamas ka Eestis esimest vesiniku elektrolüüserit meie väe koostootmisjaama juurde ja ka tanklaid selleks, et siis seda rohevesinikku kasutusele võtta. Ja meie kontsern on ka seotud ühe startupiga, mille sihiks on siis oma kodumaiste elektrolüüserite väljaarendamine sihiga siis globaalsele turule ja teiselt poolt siis vesiniku rakendamine raudteemajanduses. Et mõlemad projektid on täna töös, tugevad partnerid, finantsinvestorid ja ka siis tugev tiim on mõlema algatuse taga. Ja Utilitas oma põhitegevuses võib-olla ka mida siis ära markeerida on pigem tuntud kui kaugkütte ettevõte ja ka seal on meil selline tugev fookus kütuse vahetuse suunas selles mõttes, et liikuda rohkem siis ära soojusmajanduse elektrifitseerimisele, millest ka Andres eelnevalt rääkis tööstuslike soojuspumpade kasutusele võtmisega, tootes soojust mereveest, reoveest, aga ka siis kaugjahutuse kasutusele võtmisele ning selle kõige kombineerimisele salvestitega. Väga suuremahuliste salvestitega ja need investeeringud on meil lähiaastatel kavas selleks, et siis jällegi, et saavutada sellist ressursisäästu ja ka siis lisaks eelpool mainitutele ka on oluline märkida ära siis heitsoojuse kasutusele võtmine, et siin on jällegi päris palju vaja erinevate osapoolte head tahet, et selles suunas liikuda, sest tänased regulatsioonid seda hästi ei võimalda. Ja siin on ka üks graafik, kui Jaanus näitas sellest alternatiivsest stsenaariumist jaanuarikuud, siis ma mõtlesin, et ma tooks välja kogu aasta lõikes selle tootmisgraafiku, et see erinevus võib-olla siis võrreldes selliste tavapäraste modelleerimistega ja ka millega me siis Rohetiigri töös kokku puutusime, oli see, et meil ei ole varasemalt tegelikult mereparkide toodangut modelleeritud ja meil on põhimõtteliselt võetud need maismaa tuuleparkide eeldused, mudelid ja siis selle põhjal tehtud järeldusi mere kohta.
aga me tegime täiesti uue mudeli ja võtsime siis mereparkide sellise tootmiskõvera ja jõudsime järeldusele, et tegelikult need nii-öelda tootmisaugud, kus merepargid ei tooda, on ikkagi üsna väikesed. Ja siin on näha kenasti, et milline see tootmisgraafik on ja ka näha seda, et tegelikult seda elektrienergiat oleks võimalik vesinikuks pöörata ja vesinikuks või siis vesiniku derivaatideks, et aga võib-olla sellega ma hetkel lõpetaks ja siis tänaks tähelepanu eest ja kui on küsimusi, siis hea meelega hiljem vastan. Aitäh, Rene!